Esmapilgul tunduvad need olevat progressi sümbolid. Lennurajad, mis suudavad vastu võtta kõige suuremaid lennukeid. Pilvelõhkujad, mis on ehitatud selleks, et olla riigi uhkuseks. Projektid, millel on kulutatud miljardeid tuleviku nimel. Aga nüüd on seal vaikus. Pole järjekordi, pole reisijaid, pole külalisi. Selles videos vaatame 10 tohutut infrastruktuuriprojekti, mis on ehitatud väga suure ambitsiooniga. Aga nende algset eesmärki ei ole kunagi täielikult saavutatud. Enne kui alustame, palun laiki ja telli see video. See on meie sisuloojate jaoks väga oluline. Aitäh ja nüüd alustame. Number 10, Ciudad Real keskne lennujaam. Hispaania keskel on lennujaam, mis eemalt vaadates näeb välja nagu aktiivne rahvusvaheline sõlmpunkt. Lennurada on pikk, terminal on täiesti valmis. Seal on juhtimistorni, kaubaterminalid ja avarparkla. See on Ciudad Real keskne lennujaam. Projekt algas 2000. alguses. Hispaania kiire majanduskasvu ajal oli selle eesmärk saada alternatiivseks väravaks väljaspool Madridi ja aidata pealinna kasvavat lennuliiklust teenindada. Paberil tundus kõik paljutõotav. Disain oli kaasaegne, mahutavus suur. See suutis vastu võtta ka maailma suurimaid reisilennukeid, kuid kui see 2008. aastal avati, ei saabunud oodatud arv reisijaid. Mõned lennufirmad proovisid siin tegutseda, kuid liiklus jäi endiselt madalaks. Üheks suurimaks probleemiks oli ühenduvus. Oodatud transpordiühendused, mis pidid seda suuremate asustuskeskustega ühendama, ei saanud täielikult teoks. Seejärel tabas ülemaailmne finantskriis ja just siis hakkas kogu projekt kokku kukkuma. Mõne aasta pärast läks operaator pankrotti. Järele jäi peaaegu valmis rahvusvaheline lennujaam, kuid peaaegu keegi ei kasuta seda. Siiani on see üks tuntumaid infrastruktuuri näiteid Euroopas. See ehitati kasvu jaoks. Aga enne tuli majanduse kokkuvarisemine. Number 9, Ryugyong hotell. Kui number 10 oli lennujaam ilma reisijateta, siis number 9 on hotell, kus peaaegu pole külalisi. Põhja-Korea siluetis on üks hoone, mida on võimatu mitte märgata. See on Ryugyong hotell. Selle ehitamist alustati 1987 aastal, et luua riigi maamärgiks olev luksushotell. See pidi mahutama üle 3000 toa, sealhulgas restoranid, vaateplatvormid ja muud luksuslikud rajatised. Selle kõrgus on umbes 330 meetrit, mis oleks teinud sellest ühe maailma kõrgeima hotellihoone. Alguses käis ehitus kiiresti, aga 1990. alguses jäi see äkitselt seisma. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist sattus Põhja-Korea tõsistesse majanduslikesse raskustesse ja see mõjutas riigi suuri projekte, sealhulgas seda hotelli. Aastaid seisis see lõpetamata betoonkarkassina Pyongyangi keskel. Hiljem kaeti see klaasfassaadi ja LED-valgustusega, mis andsid hoonele väljast kaasaegsema ilme. Kuid siiani on avalikult kättesaadav teave selle sisemuse kohta piiratud ning pole endiselt selge, kas ja millal see hotellina täielikult tööle hakkas. 2 erinevat riiki, 2 erinevat projekti. Aga see on üks ja sama meeldetuletus, et ükskõik kui suur on eelarve, ükskõik kui ilus on plaan ja ükskõik kui ambitsioonikas on visioon, ei ole edu garanteeritud. Lisaks ehitamisele on vaja ka nõudlust, on vaja õiget ajastust ja mis kõige tähtsam, on vaja maailma, mis on valmis seda kasutama. Number 8, Montreal Mirabelli rahvusvaheline lennujaam. Montrealist loodes Kanadas asub üks väga suur lennunduskompleks, mis on tänaseni vaikne. Suured hooned, vanad terminalid ja lennurajad, mis justkui oleksid valmis miljonitele reisijatele, kuid see ei jõudnud kunagi täieliku kasutuseni. Selline infrastruktuur ei jää tavaliselt niisama lihtsalt sellisesse seisundisse. Tavaliselt on see tugeva majanduskasvu optimismi, ulatusliku valitsuse planeerimise ja tulevikuprognooside tulemus, mis ei lähe alati tegelikkusega kokku. 70-ndatel käivitas Kanada ühe oma suurima lennujaama projekti. Kanada transpordiplaani ajalooliste andmete põhjal oli eesmärk muuta Montreal õhureiside tuleviku peamiseks rahvusvaheliseks väravaks. Mirabel ehitati linnakeskusest väljapoole eesmärgiga pakkuda suurt ruumi laienemiseks ja vältida linnalennujaamade ülerahvastatust. Paberil tundus plaan ideaalne, ulatuslik maa-ala, kaasaegne disain ja võimekus, mis sobib oodatava reisijate arvu kasvuga, aga tegelikus töös hakkasid probleemid tasapisi ilmnema. Üks suurimaid muresid oli asukoht.
See asub Montreali keskusest kaugel ja transpordi planeerimise hinnangute kohaselt ei suudetud ka kohe ellu viia plaanitud otsest kiirraudteeühendust linna. Seetõttu muutus juurdepääs reisijatele ja lennufirmade tegevusele raskeks ja aedlaseks. Teisest küljest ei lennufirmade jaoks praktilisemaks linnapiirkonnas asuv vana lennujaam, Montreal Trudeau rahvusvaheline lennujaam. See oli lähemal, lihtsamini ligipääsetav ja tõhusam igapäevaseks tegevuseks. Aastate möödudes vähenes Mirabeli lennujaamas reisijate arv järk-järgult. Oodatud rahvusvahelise reisimise massiline kasv ei toimunud planeerijate loodetud kiirusega. Selle tõttu jäid paljud lennujaama osad pikaks ajaks kasutamata ning mõned rajatised muutusid järk-järgult vananenuks. 2000 aasta alguses viidi enamik reisilende tagasi Montreali põhilennjaama. Selle tõttu kadus Mirabel lõplikult kui kommertslennureisijate keskus. Kuid selle struktuur jäi alles. Check-in saalid, juurdepääsuteed ja avarad alad jäid ilma tavapärase tegevuseta. Mõned osad lammutati järgmistel aastatel hoolduskulude ja ohutusprobleemide tõttu, kuid suur osa algsest struktuurist jäi siiski alles. Infrastruktuuri analüütiku vaatenurgas kasutatakse seda sageli näitena projektist, mis ei kukkunud läbi insenertehnilise vea tõttu, vaid strateegilise valearvestuse pärast, eriti nõudluse prognoosimisel, ühenduvuses ja lennufirmade käitumises. Mirabel on meeldetuletus, et suurte projektide puhul ei piisa ainult suurusest ja ambitsioonist. Vajalik on ka asukoha, ligipääsu ja tegeliku majandustegevuse sobivus. Siiani on see jäänud vaikseks monumendiks tulevikule, mida kunagi loodeti, kuid mis ei saabunudki täielikult. Kasahstani Baikonuri kosmodroomil asuvad suured rajatised, mis kunagi olid ühed külma sõja kõige ambitsioonikama kosmoseprogrammi keskuseks. Pärast Ameerika Ühendriikide kosmosesüstiku edu proovis ka Nõukogude Liit teha omaenda versiooni. Nõukogude kosmoseprogrammi ajalooliste andmete ning NASA ja kosmoseajaloolaste analüüsitud raportite kohaselt oli see Buran-programm. Korduvkasutatav süstikusüsteem, millega kaasnes kogu tööstuslik infrastruktuur kokkupanekuks ja stardiks. Number 7. Baikonuri Burani kokkupaneku ja stardi infrastruktuur. Baikonuris ehitati suured kokkupanekusaalid, stardirajatised, kütusesüsteemid ja transpordivõrgud, mis olid spetsiaalselt loodud Burani kosmoselaeva jaoks. Üks tuntumaid on tohutu kokkupanekusaal, kus orbiiter ja raketid valmistatakse ette enne starti. Hiiglaslik tööstuslik angaar, mis mahutab kogu kosmoselaeva. 1988 aastal suutis Buran-programmi raames toimuda mehitamata orbiidilend. Vene kosmoseagentuuri ajalooliste andmete ja NASA võrdlevate hinnangute kohaselt naasis see edukalt maale ilma meeskonnata. See oli tehniline verstapost lennu- ja kosmoseajaloos. Aga vaid mõne aasta pärast muutus kõik. Kui Nõukogude Liit 1991 aastal lagunes, kadus äkitselt selliste suurte projektide keskne rahastus. Kosmosepoliitika analüüsi kohaselt ei olnud Burani programm enam prioriteetne, kuna riigis valitses tõsine majanduskriis ja toimus ümberkorraldamine. 1993 aastal tühistati see lõplikult. Pärast seda jäeti rajatised järk-järgult maha, hooldus lõpetati, turvalisus vähenes. Ja struktuurid hakkasid aja ja rooste tõttu lagunema. On ka teateid, et 2010. aastate alguses varises osa ühest suurest hoonest kokku ja programmi alles jäänud riistvara sai kahjustada. Praegu kasutatakse mõnda Baikonuri osa endiselt tänapäevaste kosmosestartide jaoks, kuid Burani spetsiifilisi rajatisi kasutatakse peaaegu üldse mitte enam. Alles on jäänud vaid ulatuslik kompleks, mis näib olevat ajast ardunud. See tuletab meelde, kuidas arenenud tehnoloogia võib kaduda mitte läbikukkumise tõttu, mitte inseneritöö tõttu, vaid selle toetava süsteemi kokkuvarisemise tõttu. Number 6. Hellenikoni rahvusvaheline lennujaam. Hellenikon ehitati juba 1938 aastal ja sellest sai Ateena peamine lennujaam mitmeks aastakümneks. Kreeka ajalooliste lennundusandmete kohaselt laienes see veelgi pärast teist maailmasõda, kuna nõudlus lennureiside järele Euroopas kasvas. Kui Ateena kasvas tihedamaks ja moodsamaks linnaks, muutus lennujaama asukoht järk-järgult probleemiks. Seda ümbritsevad alad kasvasid, muutusid elamupiirkondadeks ning olid müra ja ohutuse suhtes tundlikumad. 90-ndatel otsustasid Kreeka võimud ehitada uue lennujaama, mis asub linnakeskusest kaugemal. See on Ateena rahvusvaheline lennujaam Spatas, mis on loodud suurema mahutavuse ja pikaajalise laienemise jaoks. Ametlike transpordi üleminekuregistrite kohaselt, kui uus lennujaam 2001 aastal avati, viidi kõik kommertslennud sinna üle.
Samaaegselt sellega suleti Hellinikoni lennujaam lõplikult reisijate lennujaamana. See ei olnud järkjärguline tegevuse vähenemine. Selle asemel toimus üleminek peaaegu järsku. Aktiivsest sõlmpunktist sai kasutuseta kompleks vaid lühikese aja jooksul. Pärast sulgemist jäid alles ulatuslik infrastruktuur, lennurajad, ruleerimisteed, angaarid ja terminalihooned, mis olid küll terved, kuid kasutuseta. Järgnenud aastatel muutus juurdepääs ja hooldus mõnes piirkonnas järk-järgult piiratumaks. On ka teateid Kreeka linna arengu-uuringutest, et osa endisest lennujaamast kasutati ajutiselt Ateena olümpiamängude ajal 2004. aastal. Kuid pärast seda jäi see taas maha ja seda ei kasutatud enam täielikult. Paljude aastate jooksul oli see ümberarendamise arutelude keskmes, et muuta see parkideks, elamupiirkondadeks ja ärialadeks. Kuid see viibis juriidiliste probleemide, rahastamispiirangute ja poliitiliste muudatuste tõttu. Kuigi on olnud mõningaid ümberarendamise jõupingutusi, ei kasutata suurt osa endisest lennujaamast endiselt täielikult. Praegu on Hellinikon näiteks infrastruktuurist, mida ei hävitatud, vaid asendati strateegilise otsusega. Suur lennunduskompleks Ateena keskel, mis kaotas järk-järgult oma varasema otstarbe. Number 5. Cincinnati Subway. Ameerika Ühendriikides Cincinnati linna all on ulatuslik maa-alune raudteesüsteem, mis on tänaseni jäänud linna alla varjatuks. Projekt, mille füüsiline ehitus oli peaaegu valmis, kuid mis ei saanud kunagi töökorda. See algas 1920. aastal. Sel ajal kasvas kiiresti elanikkond ja tööstuslinnades Ameerikas muutus liiklus üha hullemaks. Cincinnati linna planeerimise ajalooliste andmete kohaselt tehti ettepanek maa-aluse metrooringi rajamiseks, et ühendada peamised linnaosad ja vähendada ummikuid maapealsetel teedel. Valijad kiitsid rahastuse heaks, nii et kaevetööd algasid Central Parkway ääres. Mõne aasta jooksul ei ehitatud mitte ainult lihtsat tunnelit. Seal olid jaamad, platvormid, betoonvooderdised, drenaažisüsteemid ja ventilatsioonisüsteemid, mis olid tõepoolest ehitatud täiemahuliseks raudteeliikluseks. Aga 1927 aastal see äkitselt peatus. Linna infrastruktuuri analüüsi kohaselt oli sellel palju põhjuseid. Kulude kasv võrreldes algse eelarvega, piiratud föderaalne toetus ja kiire autode kasutuselevõtt, mis muutis linnade transpordivajadusi. Mõni aasta hiljem saabus suur depressioon, mis suldes lõplikult võimaluse projekti jätkata. Tulemuseks oli täielikult ehitatud maa-alune süsteem, mis ei hakanud kunagi metroona tööle. Siiani on tunnelid linna all alles. Linna inspektsioonide kohaselt on paljud osad struktuurselt stabiilsed ja neid kasutatakse nüüd vaid kommunaalteenuste jaoks, nagu fiiberoptilised kaablid ja kanalisatsiooni infrastruktuur. Kuid selle algne funktsioon massitranspordisüsteemina ei saanud kunagi teoks. Cincinnati metro näitab, kuidas üks projekt võib jõuda arenenud ehitusfaasi, kuid muutuda täielikult iganenuks majanduse, tehnoloogia ja transpordisüsteemi muutuste tõttu. Cincinnati metro näitab, kuidas üks projekt võib jõuda arenenud ehitusfaasi, kuid muutuda täielikult iganenuks majanduse, tehnoloogia ja transpordisüsteemi muutuste tõttu. Faasi, kuid muutuda täielikult iganenuks majanduse, tehnoloogia ja käitumise muutuste tõttu. Number 4. Prora kompleks. Läänemere rannikul Rugeni saarel Saksamaal asub Prora, tohutu suur mereäärne ehitis, mis ehitati Natsi-Saksamaa ajal osana programmist Tugevus läbi rõõmu. Saksamaa Liidu arhiivi ajalooliste andmete ja sõjajärgsete uuringute kohaselt alustati ehitus 1936 aastal. Plaani kohaselt pidi see olema hiiglaslik kuurordikompleks, mis suudab mahutada kuni 20 000 inimest ning toimima massilise vaba ajaveetmise kohana Saksa töölistele. Selle disain ei keskendunud luksusele, vaid standardiseerimisele ja mahule. See koosnes 8 pikast betoonplokist, mis ulatusid mitme kilomeetri ulatuses mööda rannikut. Igal hoonel oli ühesugune väikeste merevaatega tubade paigutus koos ühiste söögisaalide, teatrite ja vaba aja veetmise aladega, kuid 1939 aastal puhkes Teine maailmasõda. Ajalooliste allikate kohaselt peatati ehitus järsult, kuna ressursid ja tööjõud suunati sõjapingutustele. Hooned jäid seisma nii, et väliskest oli peaaegu valmis, kuid sisemus jäi lõpetamata. Seda ei kasutatud kunagi selle algsest tsiviilotstarbes. Pärast sõda sattus see piirkond Nõukogude kontrolli all oleva Ida-Saksamaa koosseisu. Seda kasutati mõningateks sõjalisteks ja piiratud otstarveteks, kuid suur osa jäi kasutamata. Kui Ida-Saksamaa 1990 aastal kokku varises, kadus taas igasugune kompleksi organiseeritud kasutus. Järgmistel aastakümnetel jäi see peaaegu mahajäetuks, kuna hooned olid liiga suured ja ümberarendamise kulud väga kallid. Aja jooksul mõjutas seda ka ilmastik, kuigi betoonkonstruktsioon oli endiselt tugev. Kaasaegsete arenduste käigus muudeti mõned osad hotellideks, muuseumideks ja korteriteks, kuid täielikku ümberkujundamist ei toimunud.
Suured alad on endiselt kasutamata. ProRat tuuakse sageli näiteks infrastruktuurist, mis pole füüsiliselt kadunud, kuid on kaotanud oma algse funktsiooni. Terve rannikul asuv megastruktuur, mis loodi poliitiliste ambitsioonide tõttu, kuid mida pole kunagi täielikult kasutatud vastavalt algsele plaanile. Number 3. Saltoni meri. Puhkajate paradiis Lõuna-Californias, Imperiali ja Coachella oru vahel asub Saltoni meri, suur sisejärv, mis tekkis juhuslikult 1905. aastal, kui Colorado jõgi üleujutuse tõttu madalasse nõkku voolas. Keskkonnaajaloo ja USA geoloogiliste uuringute kohaselt püüti sellest hiljem teha turismiobjekti ja vaba aja veetmise sihtkoht. 20. sajandi keskpaigas toetasid kohalikud ja osariigi võimud kuurortpiirkondade arendamist selle ümbruses. Ehitati jahisadamad, jahtklubid, hotellid, paadislipid ja elamurajoonid nagu Bombay Beach ja Lord Shore, mis tuginesid ideele, et sellest piirkonnast saab püsiv sisemaa puhkusepaik. Aga peamine probleem oli see, et tegemist on loodusliku süsteemiga, millel puudub väljavool. Ameerika Ühendriikide geoloogiateenistuse ja keskkonnaraportite kohaselt sattus aja jooksul põllumajanduslik äravool järve, mis tõstis vee soolsust. Kalapopulatsioon hakkas langema, vetikad ritsengud süvenesid ja vee kvaliteet halvenes veelgi. 70. lõpuks kuni 80. alguseni muutus olukord selliseks, et tekkisid kalade massilised hukkumised, vee seisul muutus haisvaks ja algas järk-järguline lahkumine. Inimesed ja ettevõtted lahkusid, turism langes ning palju infrastruktuuri jäeti maha. Kui veetase langes, jäid jahisadamad ja rannaäärsed arendused kuivale maale, paadid, kuurordid ja rajatised, mis olid mõeldud aktiivseks veepiiri kasutamiseks, jäid seisma ja muutusid kasutuks. Hiljem proovisid osariigi ja föderaalasutused ellu viia mõningaid taastamisprojekte. Kuid keskkonnahinnangute kohaselt on mõju endiselt piiratud ja see pole veel taastanud Saltoni mere endist vaba aja funktsiooni. Praegu jääb see näiteks sellest, kuidas muutused looduskeskkonnas võivad kogu inimtekkelise süsteemi kokku kukutada, isegi kui see on ulatuslik, kallis ja hoolikalt planeeritud. Kui linn kasvab ja transporditehnoloogia areneb, on olemas vanu infrastruktuure, mis isegi kui need on väga kallid ja ajaloolised, kaotavad järk-järgult oma otstarbe. Mitte sellepärast, et need oleksid katki, ega ka mitte sellepärast, et need ei sobi enam uude ajastusse. Number 2. Tempelhofi lennujaam. Lõuna pool Berliini kesklinna Saksamaal alustas Tempelhof sõjaväe paraadiplatsina 19. sajandil, enne kui sellest sai lennunduspaik 20. sajandi alguses. Saksamaa ajalooliste lennundusandmete kohaselt laiendati seda veelgi natsirežiimi ajal, olles osa ambitsioonist luua üks maailma suurimaid lennujaamu. Suur terminalihoone, mille ehitamist alustati 1936, 1900 aastal projekteeriti väga suures ulatuses, selle pikkus oli üle 1 kilomeetri ning seal olid integreeritud angaarid, kontorid, reisijate alad ja maa-alused ühendused. See oli tol ajal üks maailmas suurimaid hoonekomplekse. Kuigi algset suurt visiooni ei viidud lõpule teise maailmasõja puhkemise tõttu, hakkas lennujaam täielikult tööle ning seda kasutati nii tsiviil- kui ka sõjalennunduses. Üks selle ajaloo tuntumaid osi oli Berliini õhusild aastatel 1948 kuni 1949. Liitlasvägede ajalooliste andmete kohaselt kasutati Tempelhofi kui Lääne-Berliini peamist eluteed pärast seda, kui Nõukogude Liit blokeeris linna maismaaühendused. Sel ajal maandusid järjestikku lennukid, mis tõid elanikele toitu, kütust ja varustust. Pärast külma sõja ajastut hakkas selle tähtsus kaubanduslennunduses järk-järgult vähenema. Lennukid, mis tõid elanikele toitu, kütust ja varustust. Pärast külma sõja ajastut hakkas selle tähtsus kaubanduslennunduses järk-järgult vähenema. Selle lennurada ei sobinud enam suurematele kaasaegsetele lennukitele, samal ajal kui uued lennujaamad Berliinis olid tõhusamad ja suurema mahutavusega. Seetõttu suleti Tempelhof täielikult kaubanduslendudele 2008. aastal, pärast enam kui 80 aastat kestnud tegevust. Endine lennujaam muudeti suureks avalikuks pargiks, mida nimetatakse Tempelhofiks. Lennuväli, kus vanu lennuradu kasutatakse nüüd jalutamiseks, rattasõiduks ja vaba aja tegevusteks. Kuid isegi kui avatud ruumi kasutus on muutunud, on suur terminal ja teised lennundusrajatised endiselt alles, kuigi need ei ole enam seotud oma algse funktsiooniga. Tempelhof on selge näide infrastruktuurist, mis ei hävinud, vaid muutus vananenuks. Paik, mis oli kunagi õhujõu ja logistikakeskuseks. Kuid hiljem ei sobinud see enam uue tehnoloogia ja moodsa lennunduse vajadustega. Kui suur infrastruktuur sõltub tuumaenergiast, on eksimisruum peaaegu null. Üksainus intsident võib peatada mitte ainult tegevuse, vaid ka kogu tööstussüsteemi laienemise.
Sellises olukorras jäävad alles poolikud struktuurid, mida ei jätkata enam kunagi. See on üks kõige tõsisemaid näiteid sellisest juhtumist tuumaenergia ajaloos. Ja viimasena Tšornobõli tuumaelektrijaama 5. ja 6. energiaplokk. Põhja-Ukrainas Propjati lähedal oli Tšornobõli tuumaelektrijaam osa suurest Nõukogude tuumaenergiaprogrammist külma sõja ajal. Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri andmetel projekteeriti see mitme reaktoriga kompleksina, kasutades RBMK 1000 süsteemi ulatuslikuks elektritootmiseks. 1980. alguses töötas seal 4 reaktorit. Samal ajal olid 5. ja 6. plokk juba ehituse lõppjärgus, turbiinihallid, reaktorite hooled ja tugistruktuurid olid peaaegu valmis. Eriti just 5. plokk, mis oli hinnanguliselt üle 70% valmis. Kuid 26. aprillil 1986 plahvatas 4. reaktor ohutustesti käigus, mille tulemusena lekkis radioaktiivset materjali, mis levis erinevatesse Euroopa piirkondadesse Nuclear Incident Reportsi järgi. Pärast seda peatati kogu laienemine. 5. ja 6. plokk jäid lõpetamata, neil olid betoonkestad, osaline torustik ja lõpetamata tööstussüsteemid. Siiani asuvad need Tšernobõli keelutsoonis koos mahajäetud kraanade ja ajast tardunud reaktori struktuuridega. See ei ole lihtsalt mahajäetud projekt, vaid otsene tuumakatastroofi tagajärg, mis peatas täielikult kogu tööstusliku laienemise. See on selge näide sellest, kuidas üks katastroofi hetk võib külmutada terve projekti ajaloos.